Aga kas lapsed olid siis nõus niimoodi siia jääma? Aga nad otseselt vastu ka ei olnud. Ja pealegi on asi hoopis milleski muus. Ma räägin päris lapsepõlvest. Ma räägin sellisest, nagu sinul oli, nagu minul oli. Sa ei kujuta ette, kui raske neid linnast telefonidest eemale tirida. Nad oleksid nagu nõiud. Maailmas on nii palju asju, mida teha. No ei tea, mis siin maal kõnivad teha. Sest inimene ei jää ellu, kui ta süüa ei saa. Ja selleks, et süüa, peab ta tööd tegema. Sellised on selle maailma reeglid. Meeldis see sulle või mitte? Sa oled pensionär. Sa võiksid sama hästi minna poodi ja sealt enda söögi osta. Tšekki pole vaja. 1,46. Ma ei saa seda kahjuks endale lubada. Kogun raha kirstu jaoks. Vanaema, räägi midagi. Muinas juttu või? No kratt on siuke elukas, kelle sa ise endale ehitad. Ja kes siis kõik tööd sinu eest ära teeb ja sulle kullakoormaid hakkab kokku vedama. Täiuslik. Kiisu! Kus bassein on? See on puhtalt see on kasvatuse probleem. Need lumehelbekesed, nad ei austa autoriteeti. Aga autoriteeti peab austama. Sa uuri välja, mida nad tahavad. Siit tuleb hiis. See on püha koht. See on nagu kirik, ainult metsas. See on raieküps mets, mitte kirik. Nii et tõmmake nahku, see on minu maa. Kratti ei ole üldse mõtet ehitada. Siis mõttes alguses on tõesti võib-olla taga lihtsam ja kergem. Aga ühel hetkel lõppevad ikka kõik tööd otsa. Siis keerab ta sul kaela 2 korra, nagu nii. Aga miks meil seda verd vaja on? No seepärast, et seal oli kirjas, et seal on vaja verd. Üldsegi. See on ainult 3 tilka. Ära ole siuke beebi. Arsti juures võetakse ka rohkem. Nüüd on meil vaja piiblit, vett ja hästi palju küünlaid. Ma olen ikka nii toredad inimesed. Mul on süda nii rahul, et lapsed siia jäid.